täna on teil tegelikult 3 külalist ja ma alustan siis kõige tähtsamast. Kõige tähtsam on minu abikaasa Jüri Muldmaa, ilma temata me poleks siia jõudnud. Järgmine tähtsuse järgi on Karin Muldmaa, muusika keskkooli lõpetanud, muusikaakadeemia, konservatooriumi lõpetanud, muusikaõpetajana töötab, kirjutab laule, ligi 100 laulu on tal ilmunud, siin on näiteks kogumikud, CD-plaat ja ta on juhuslikult minu tütar, täitsa juhuslikult. Ja ta jagab teiega seda laulmisrõõmu. Te tunnete ära ka laule, kindlasti siin on koolilapsi, lasteaias ka lauldakse tema laule, sest kui te kasutate niisuguse õpikuid nagu muusikamaa, on teie, jah, vot mina olen Maia Muldmaa, kes on ka nende õpikute autor. Ja mitmendas klassis te õpite juba? 6. No vaat, siis on teile järgmiseks aastaks kingitus. 5. jaanuaril ilmus 7. klassi muusikamaa radadel õpik ja kuni 9. klassini siis ilmub veel. Et ka seal on Karini laulud, et äratundmisrõõmu saate ka tunda täna. Ise ma olen mitme ametipidaja. Kõigepealt ma olin klaveriõpetaja, siis ma olin kooli muusikaõpetaja, siis kaitsesin doktoritööd ja võeti Tallinna Ülikooli tööle, õpetasin ja õpetan muusikadidaktikat. Kuna ma olen kakskeelne ja töötasin vene õppekeelega koolis, siis Eesti taasiseseisvumisest alates ei ole, või enne seda ei olnud ühtegi Eestis õppivale venekeelsele õpilasele õpikuid. Ja siis 98. aastal olin mina see esimene, kes hakkas neid kirjutama. Muusika, volšebnaja strana. Kõik on kaetud 1. kuni 9. klassini ja tõlkeõpikud kuni gümnaasiumi lõpuni. Ja siis pakuti sama kirjastus Koolibri, et kirjutada ka Eesti koolidele. 2009 ja siiamaani siis tegelen sellega meelsasti. Harin ennast ja jagan teistega. Kuna meil on siin palju noori, siis ma veidi püüan lihtsustada seda tutvustamiskeelt. Aga kõik mõisted näiteks, mida te näete seinal, slaididel, siis neid mõisteid ma seletan teile lahti ja need lingid, YouTube'i lingid on ka selle jaoks, et võib-olla Leona pärast jagab neid koos nimega, neid linke, kui keegi soovib, et te saaksite ise kuulata, ise tutvuda nende naisheliloojate loominguga. Kuigi muusika ajaloos on juhtunud nii, et võrreldes meestega on nad tõelised haruldused. Miks? Naiste positsioon on vastavalt ühiskonnas välja kujunenud seaduspärasusele olnud kuni 20. sajandi nii üpris madal. Naine peab olema, ta ongi loodud emaks ja bioloogiliselt loomulikult emmet ei saa keegi asendada. Et emme peab ka köögis olema ja nii edasi toimetama ja tema ongi niisugune ütlus kohe, et naise maailm on kodu. Aga meeste kodu on terve maailm. Irooniliselt öeldud, eks ju.
Seetõttu paljude heliloojate, naisheliloojate looming on kas päriselt kadunud või mõne autori teosed on leidnud tunnustust, nagu täna kuulete, alles tänapäeval, nii imelik kui see ei ole. Ühes artiklis Nais- ja meesmuusika leidsin huvitavat teavet. Mitmel pool Euroopas noorema põlvkonna Euroopas on uue muusika festivalide heliloojad enamasti või suures meessoost heliloojate kaldu. Seda ka noorematel, kuid meil Eestis on noorte heliloojate hulgas pigem rohkem naisi kui mehi ja te kohe veendute selles. Kuidas see toimus? A.G. Veeroos, kes on selle artikli autor, kirjutab, kolleegide ja sõpradena suhtlevate naiste loodud seltskondlik mentorlisus ja tugivõrgustik on aidanud ellu kutsuda keskkonna, kus on naissoost heliloojatel võimalik saada rohkem nähtavaks ja ka kuuldavaks. No lõpuks ta ütleb, et tänu millele ei pea Eestis tikutulega otsima suurepärast muusikat, mille on loonud naised. Siin kindlasti on kõigil nagu teada, et reeglina niisugust loovat eriala endale või elukutset ei saa ainult tahtejõul. Ma tahan saada kunstnikuks, ma tahan saada heliloojaks ja ongi kõik. Et siin peaksid olema toeks ka eeldused. Ja mina pikalt 20 aasta muusikaõpetajana koolis töötades võin väita täitsa julgelt, et kõik inimesed, eriti lapsed, on musikaalsed. Kes vähem, kes rohkem, kellel on suuremad ja väiksemad alged, kuid kõik on musikaalsed. Ja kui teile öeldakse, oi, et sa laulad valesti, siis see tähendab, et õpetaja peaks veel sinu kallal tööd tegema, et te peaksite koostööd paremini tegema ja te saate kõigiga hakkama. Ja veel, et heliloojaks ja muusikuks ei pea seda teed alustama lasteaiast, koolist või noorest peast. Ei, minu esimene töökoht oli Tartus täiskasvanute muusikakoolis, kuhu tulid õppima 40-50 aastased tädid võrkudega, kottidega, enne kui koju lähevad, käisid poest läbi ja õppisid klaverit. Ka see on võimalik. Nii et helilooja kasutab oma noodikirja ning häälte ja pillide kõlasid just selleks, et teostada oma idee, mis on kasvanud temast välja, tema loovast mõtlemisest ja tundemaailmast. Jaa. Aitäh. Muidu liigutan ainult paremat kätt, nüüd liigutan ka vasakut kätt. Aitäh. Ja tuletage meelde, kui kauaks jääb seisma, kui tuleb juba järgmine helilooja. Ja nüüd siis lähme teiega rännakule naissoost heliloojate radadele, neid otsimas. Ja ma tutvustan siis 13, kui me väsime varem ära, siis jääb 12. Kui veel kiiremini, siis jääb 11. Juurde igatahes ei tule, plaanis on 13. Tutvustan nende elukäiku, loomingut, tänu millele nad ennast siia maailma, kunstimaailma jäädvustasid. Ja nüüd, kuna me hakkame rändama, siis tulebki üks lõbus rändaja laul.
minu lauludele enamustele olen ma ise sõnad teinud ja ma arvan, et kõik me oleme rändajad siin ilmas. Ja kõik me otsime kedagi või midagi, kes annaks meile tiivad või kellele või millele sooviksime meie anda tiivad. Maailmas on kõndimata teid, maailmas on puutumata radu. Kui ma saaksin endale tiivad, siis linnuna lendaksin maailma, seda hoiaksin, seda embaksin nagu sind. Ära veel mine, oota, oled kui rändaja teel. Ära veel mine, peatu, palun sind veel ja veel. Ära veel mine, mind oota, oled kui rändaja teel. Ära mine, jää, meil ühine lugu on ees. Maailmas on inimesi häid, maailmas on tundeid sügavaid. Kui ma saaksin anda sul tiivad, siis linnuna lendaksid maailma, seda hoiaksid, seda embaksid nagu mind. Ära veel mine, oota, oled kui rändaja teel. Ära veel mine, peatu, palun sind veel ja veel. Ära veel mine, mind oota, oled kui rändaja teel. Ära mine, jää, meil ühine lugu on ees. Ära mine, jää, meil ühine lugu on ees. Esimene naishelilooja, kes läks ajalukku 18. sajandi Saksamaal elanud ja tegutsenud katoliku kiriku nunn Hildegard von Bingen. Pange tähele kõikide heliloojate juures, kui pikalt nad elasid. Hildegard elas 81 aastat. Tema tuntus luuletaja, helilooja, teoloogi, loodusteadlase, müstikuna, ravitsejana on jõudnud ka tänapäeva. Kuulsaks sai Hildegard mitte ainult oma heliloomingu kaudu, vaid ka tänu sellele asjaolule, et tema looming, tema laulud olid esimest korda seotud autori nimega, naisautori nimega. Hildegard sündis väga rikkasse aadliperekonda 10. lapsena ja Saksamaal oli niisugune kord. Kui sünnib 10. laps, siis seda last peab andma, pühendama kirikule. Nii saigi väiksest 8-aastasest tüdrukust ühe nunna Jutta hooldealune. Jutta oli oma kasvatus- ja õpetamismeetoditega väga range ja päris karm enda suhtes ja ka Hildegardi suhtes. Aga tänu sellele õppis tüdruk lugema, kirjutama, laulma ja nunnakoori tööst sai väga palju teada.
Peale hooldaja surma valiti Hildegard nunnade juhiks. Hiljem rajas ta Saksamaal päris mitu kloostrit ja oli nende kloostrite abtiss ehk vaimne juht. Hildegard kirjutas ja laulis viise oma sõnadele päris lapsepõlvest, kui ta oli väike tüdruk, ümises ja laulis kogu aeg kaasa. Üldiselt ta sündis väga nõrgana ja tervis oli tal väga vilets. Tuletame meelde, kaua ta elas? 81 aastat. Ilmselt, mida võib oletada, et selle looduse uurimusega ja tervise inimeste ja loomade ja isegi taimede ravimisega ja muusikat kirjutades, muusika sees olles, ta tugevdas oma tervist. Varsti sai kaante vahele 77 liturgilist laulu. Liturgiline, see tähendab, et mingisuguse kindlate reeglite järgi peetav Jumala teenistuse jaoks kirjutatud laulud. Need olid siis hümnid, hümnid me teame Eesti hümni ja paljude hümni, aga need olid Jumalale pühendatud hümnid. Ja sekventsid, antifonid ehk laulud, mida esitasid kordamööda. Üks koor laulis, teine koor laulis, nagu meie regilaul. Ainult meie regilaulus viimane, tähendab, järgmine astub nagu varem natuke sisse, aga siin üks koor lõpetas ja teine jätkas seda. Tema looming on jäädvustatud ka selle aja notatsioonisüsteemis kasutavate neumade abil. Neumad on nagu praegused noodid. Aga vanasti ei olnud noodid, vaid olid niisugused kastikesed ja ei olnud 5 joont noodijoonestikul, vaid ainult 4. Ja nendega ei saanud üldse täpselt näidata, et mis nooti tuleks laulda, vaid nad näitasid lihtsalt, see noot on kõrgem, see on madalam. See kastike on suurem, nii et noot on pikem või väiksem kastike, need on siis neumad. Ja nad on siin, kui te vaatate seda slaidi seal seina taustal, see ongi see kooti kiri nootide kirjutamiseks. Lisateadmiseks propageeris Hildegard Bingen juba tol ajal, 12. sajandil, oma kirjutatud 9. raamatus tervislikku lähenemist inimeste ravitsemisel. Ja tema põhimõte oli niisugune, kõigepealt terveneb hing ehk vaim ning seejärel ka keha. Mida meie oleme harjunud kuulma? Vaat, kõigepealt keha, terves kehas, terve vaim, aga alati ei ole terves kehas terve vaim. Et kui mõtled ennast positiivselt, siis saad ka ennast ka terveks mõelda. Väga tore, et 20. sajandil oli taastavastatud mitmed muusikakollektiivid selle helilooja muusikat ja nad esitavad seda keskaja muusika viljelevate ansamblitena. Nüüd me hüppame 16., 17. sajandisse ja see on barokkajastu, lähme Itaaliasse. Ja Itaalia selle aja silmapaistvam naishelilooja, luuletaja, laulja ja lautomängija. Lauto on, mandoliini, kui olete näinud, siis see on nagu niisuguse pirnikujulise tagumise põhjaga pill, keelpill.
Selle helilooja Francesca Caccini on siis, tema loomingusse kuuluvad väga paljud väga kaunite viisidega mitmehäälsed kirikulaulud, motetid, madrigalid, ilmalikud laulud, loodusest, armastused ja muud vokaalteosed, kuid ajalukku ta läks mitte selle loominguga, vaid ta oli esimene naishelilooja, kes kirjutas ooperi. Ooperit kirjutati enne teda kõvasti, aga kirjutasid ainult mehed. Aga tema jõudis ajalukku jäädvustada ennast sellega. Ja ühe tema koomiline ooper, ooperi taassünd toimus 20. sajandil lõpus, kus seda ooperit mängiti Rootsis, Saksamaal ja Poola teatrilavadel. Kooli lapsed kindlasti on kuulnud seda nime. Schumann on kuulnud Robert Schumannist. Ja kohe saame teada, kuidas Clara Wieck Schumann on seotud selle nimega. Nii, siin üks noormees arvestab väga kihvtilt neid aastaid ja tema arvestab välja, kaua see Clara Schumann elas. Matemaatika ülesanne. 19. sajandi romantismi ehk tunnete puhangu niisugune perioodil Saksamaal üheks esimeseks tuntud naissoost heliloojaks oli pianist ja helilooja Clara Wieck Schumann. Tema enda palad klaverile ja teostele, teiste suurepäraste heliloojate teoste interpreteerimine ehk tõlgendamine on tänapäevani väga kõrgelt hinnatud. Mitu aastat? 87. Jah, kas 80 või 80? 77. Jah, oleks võinud natuke kauem elada, ma olen sinuga nõus, paneks talle veel 10 juurde. Ja siin vot see interpreteerimine, see seadmine, me kuuleme praegu kohe Karini laulu tema esituses. Ära kurvasta, kui tänavu jäi tulemata lumi. Ära uuri, kuhu jõuluvana jäi. Ära oota kalleid kinke üllatusi, kõrget kuuske, konto tühi, raha eile otsa sai. Aga jõulud on ju ikka vaatamata kõigele, põleb rahulikult küünlahelelek. Jõul ei küsi, jõul ei uuri, tuleb meie õuele, loodab hingerahu tuua südame. Ära kurvasta, kui homme minult sõnumit ei saa. Otsin ennast, otsin rada, otsin sind. Rahvas poes tõukleb, rüsib, kõigil korvid kinke täis. Mõttetu, nii mõttetu, see sagin näib. Aga jõulud on ju ikka vaatamata kõigele, põleb rahulikult küünlahelelek. Jõul ei küsi, jõul ei uuri, tuleb meie õuele, loodab hingerahu tuua südame. Tuleme Clara Schumanni juurde tagasi ja on üks niisugune seik, on juttu olnud, on teada, et ta õppis rääkima väga hilja, kuskil 4-aastaselt teda viidi vanaisa ja vanaema juurde
ja ta väga igatses ema ja isa ja ilmselt jäigi vaid nii kaua, kui aasta pärast teda koju ei toodud. Nii et oma kodu on kõige parem ja kõige kallim. Ja tugevat positiivset mõju tüdruku arengule avaldas 5-aastaselt alustatud klaverimängu õpetus. 9-aastaselt esines Clara juba avalikul kontserdil. Tänu sellele, et andeka Clara õpetajaks oli kogenud klaveri maestro, tema isa Friedrich Wieck, saavutas tüdruk kiiresti edu. Clara Schumann oli isiklikult tuttav Niccolò Paganiniga, see on väga tuntud Itaalia viiulimängija, Ferenc Listiga, see on Ungari helilooja ja klaverimängija ja isegi mängis klaverit Goethele isiklikult. Muusika kirjutamist alustas Clara päris varakult ja tema loodud 4 pala, 4 poloneesi avaldati, kui Clara oli 11-aastane. Nendele lisandusid veel palad, romantilised valsid, muusikalised õhtud, klaverikontsert. Clara isa toetas igati tütre kompositsiooniõpinguid. Ta väga lootis, et sellega see tema tütar saavutab veel suuremat kuulsust. Kuid muusikakriitikute aruteludes Clara Schumanni loomingu üle tuleb arvesse võtta just seda teemat, et see toimus ajal, kus muusika loomist ei peetud naise jaoks tõsiselt võetava tegevusena. No näiteks üks muusikakriitik kirjutas Clara klaverikontserti kohta, mille ta kirjutas 15-aastaselt. Tema sõnad: tõsisest kriitikast ei saa siin olla juttugi, kuna meil on tegemist daami teosega. Ka tuntud saksa dirigent ja klaverivirtuoos Hans von Bülow avaldas arvamust Clara loomingu kohta, teoste kohta. Mina ei usu, et looja nime saab kanda naine. Nii et see oli siis 19. sajand. Kuid vaatamata kriitikale peeti Clara Schumanni muusikat, loomingut väga viisirikkaks ja väga keeruliseks, virtuoosseks, mis vastas täiel määral tolle aja muusika maitsele. Tema abikaasa, maailmakuulus helilooja Robert Schumann, muide nad said tuttavaks, ta õppis klaverit Clara isa juures, Friedrich Wiecki juures ja sealt nad saidki kokku ja armusid ja jäid kokku. Isa oli õudselt vastu. Ta tahtis, et tüdruk küll saaks heliloojaks, kuid et tema mees, et meheks võtab helilooja, et nad siis rikkus ei tule kunagi majja. Tol ajal oli see jah, niisugune oma lõbuks ja oma huviks sa võisid seda teha ka raha sisse. Peresse ta ei toonud. Salaja nad abiellusid ja jäid elu lõpuni kokku. Ja muide, neil oli veel 8 last. Mõlemad heliloojad ja muusikud. Ja Robert Schumann siis ütles oma abikaasa kohta, loomingu kohta nii: eriti õnnestunud on 3 laulu ühest tsüklist, klaveritrio ja 3 romanssi klaverile ja viiulile. See oli too aeg, et kirjutati laule pillidele, nimetati romanss, aga keegi sõnu ei olnud sellest, nii et sõnadeta laulud. Üks suur meister oli Mendelssohn, just temal on suur kogumik, no mitte niisugune. Aga seal on ainult sõnadeta laulud. Ja õnneks tärkas 1970. aastatel Clara Schumanni loomingu vastu suur huvi. Millega see oli seotud? Seotud oli sellega, et kirjastused avastasid tema loomingut ja avaldasid noote. Nii et tema loomingut
mängitakse ka tänapäeval. Nüüd lähme Prantsusmaale. Cécile Chaminade. Teda nimetatakse 20. sajandi üheks viljakamaks Prantsusmaa heliloojaks ja pianistiks. Isa oli tal küll harrastaja, amatöörviiuldaja, ema aga mängis väga hästi klaverit ja laulis. Ema märkaski varakult, et tema tütar on erakordselt muusikalise kuulmisega, absoluutse kuulmisega ja et ta on väga musikaalne. Nende perekond oli muusikahuviline ja perekonna tuttavate hulka kuulus ooperi helilooja Georges Bizet. Tema ooperit Carmen mängitakse ka meil Eestis laval, Estonia laval. Bizet pööras siis tähelepanu tüdruku andele ja ta nimetas väikest Cécile'i Mozartiks ning peale tutvumist 8-aastase tüdruku loodud muusikaga ennustas talle väga säravat tulevikku. Bizet, helilooja Bizet soovitas panna Cécile konservatooriumis kõrgem muusika õppeasutus, kompositsiooni, muusika õpetamist õppima. Kuid isa, kes oli arvamusel tol ajal, et naise koht on ikkagi köögis ja tütarlastest või tema tütardest, tal oli mitu tütart, võivad saada ainult abielunaised ja laste emad. Ta oli kategooriliselt vastu, et Cécile õpiks. Siiski jõuti ühisele kokkuleppele ja tüdruk võttis konservatooriumis täies mahus klaveri, harmoonia ja heliloomingu tunde. See aitas tal loua muusikat. Perekond kolis ja uues kodus iga 2 nädalat tagant ehk 2 korda kuus nende salongi või majas õhtutel, muusikaõhtutel olid külas väga kuulsad muusikud. Ja Cécile teenis oma muusika esitamisega tunnustust ja imetlust kuulsatelt heliloojatelt nagu Gounod, Massenet ja Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns ilmselt olete kuulnud, Loomade karnevali muusikat ta kirjutas. See jõudis ka koolidesse. 23. aastasse Cécile'i kirjutatud orkestri teose ettekanne toimus väga kõrgel tasemel rahvuslikus muusikaliidus ja teda saatis suur edu. Tema kohta käib ütlus, ta ei ole naine, kes komponeeris, vaid helilooja, kes on naine. 2 eri asja. Eesotsas on ikkagi helilooja. Ja kes ei tahaks küll helilooja või muusik olla? Kelleks veel tahaks saada ja olla? Laulab meile Karin. Ma tahaksin olla. Me muretseme igasuguste asjade pärast. Aga loodusel on see tore omadus, et loodus ei põe ega loodus ei muretse. Kõik kordub aastast aastasse ja ei ole mingit muret. Ehk me võiksime õppida. Tuul puhub põldudel, tuul ulub metsades, tuul uitab purgastes ja muresid pole tal. Ma tahaksin olla tuul, koos temaga uidata urgastes. Ma tahaksin olla tuul
ja muresid poleks mul. Vihm sajab majadel, vihm kraabistab akendel, vihm lirtsub loikudes ja muresid pole tal. Ma tahaksin olla vihm, koos temaga lirtsuda loikudes. Ma tahaksin olla vihm ja muresid poleks mul. Päike paistab silmisse, päike sulatab südame, päike paideb rohule ja muresid pole tal. Ma tahaksin olla päike, koos temaga paideha rohule. Ma tahaksin olla päike ja muresid poleks mul. Tuul uitab urgastes, vihm lirtsub loikudes, päike paideb rohule ja muresid pole neil. Ma tahaksin, tahaks uidata, lirtsuda, paitada. Ma tahaksin, et muresid poleks mul. Ameerika helilooja Amy Beach on üks vähestest õnnelikutest, kelle nime tunti ja kelle teoseid saavutasid tunnustust juba tema eluajal. Ta oli esimene edukas Ameerika naishelilooja, kes suutis tegutsemise ajal ületada ühiskonna sotsiaalseid eelarvamusi meeste ja naiste vahel. Päris kaua. Kas ta elas nii kaua? 900. No ma ütlesin, et heliloojad elavad väga pikka. Ei, nendel 1857 ja 1067 ja 1000. Aga tal oli vist hea tervis. Ei, aga miks mitte? 1994. No. Proovime. Aga proovime. Aga väga nii tore, et ma just pidin küsima, minul on siin 77 aastat pandud. Aga et igatahes jah. Jah, see 44 läks ja eelmisest heliloojast ilmselt. No jah. Ja Jüri kontrollis kõik minu selle PowerPointi ja. Minu arust on kõige toredam see, et lektor ütleb selle peale, miks? Jah, Amy Beach oli ka esimene naisheliloojate assotsiatsiooni president, et see niisugune ühendus juba oli ja ta oli veel president. Ta oli fenomenaalselt andekas ja ta oli juba tuntud 18-aastane pianist, kui abielus 42-aastase arstiga. Mees oli konservatiivne ja kahjuks või õnneks lubas Emil esineda avaliku publiku ees ainult üks kord aastas. Ja talle ei jäänud, Amy Beach hakkas kirjutama muusikat, talle ei jäänud midagi üle. Et ta hakkas kirjutama muusikat ja see üks kord aastas, kus ta võis
abikaasa loal siis tulla avalikkuse ette, siis ta mängis enamasti just oma teosed, aga tänu sellele ka said need teosed ka eluajal kõikidele tuntuks. Ja kuidas? Ja tal on niisugune nimi ja võib-olla kõlab jah, et aga on niisugune nimi ja. Ja EMI varasemat alguses muusikat iseloomustab niisugune romantilisus, aga hilisemates teoses tuli juba niisugused eksperimendid ja rohkem eksootilise harmooniaga, rütmiga ja tehnikatega. See oli ka helilooja, kellel on väga palju orkestriteoseid. Tal on sümfoonia, missa, kvartetile, koorile, orellile ja orkestrile, klaverikontsert, lisaks ooper, koraalid ja umbes 150 laulu. Nii et ta elas ju pikalt. Ta jõudis kirjutada nii palju. Ja nüüd tulevad Eesti heliloojad. No esimene, kes meid ei teaks, kes oli loomulikult Miina Härma. Sina arvestab, kui kaua ta elas, alla 100. Esimene professionaalne naishelilooja, tugev orelimängija, koorijuht, üldlaulupidudel oli juhtinud koore, muusikaelu edendaja. Sündis Tartu lähedal koolmeistri peres. Isa oli viiuldaja, juhatas koore ja ühte orkestrit ka. Tema muusikalist annet märgati ja Karl August Hermann soovitas tal minna õppima konservatooriumisse, kus loomulikult, kuhu minna oli Peterburg. Endal Eestis veel ei olnud konservatooriumi. Miina Härma kirjutas rohkem kui 200 koorilaulu, kõrval soololaule ja lõi esimese Eesti muusikalise lavateose Muru Eide tütar. Ta ei olnud ooper, aga juba oli muusikaline näidend. Tema kooriloomingu võib jagada 3. Need on siis lüürilised laulud, rahvaviisid ja isamaalised laulud. Nüüd vähe kuuldud nimi Marje Sink. Me tunneme Kuldar Sinki, Eesti heliloojat, eks ju. Marje on tema ema, Kuldar Sinki ema. Ja teda peetakse üheks viljakamaks Eesti vokaalmuusika loojaks. Seal on omad põhjused muidugi ja sellest räägime hiljem, aga Marje Sink oli veel esimene kompositsiooni erialal lõpetanud Tallinna konservatooriumi. Ja Miina Härma järel teine professionaalne helilooja. Et esimene ja teine, temast me oleme väga vähe kuulnud. Ta õppis Artur Kappi juures kompositsiooni ja seal ta juba kirjutas klaverisonaadi, kantaadi ja tõsiseid teoseid. Siin me räägime sellest põhjusest, miks ta ei ole nii tuntud, kuna Marje jäi truuks oma usulistele tõekspidamistele ja keeldus poliitilistest tellimustöödest, heideti teda Heliloojate Liidus välja ja keelati avalikkuse ees 10 aastate vältel esitada oma loomingut. Mis siis tuli, nii et teda kuulutati persona non grata ja
selle põhjusega hakkas ta teenima oma leiba muusikaõpetajana ja ta töötas koolides, töötas Hiiu lastekodus, organiseeris ja juhatas mitmel pool Eestis vaimulikke laulukoore ja koolitas aktiivselt soliste. Tema laulude üldarv ulatub 10, palun vabandust, liialdan jälle nagu sajanditega, 1000-ni. Mäletate, Miina Härma, ma ütlesin 12 koorilaulu, siis siin on kuni 1000. Nende hulgas siis koori, soolo, duetid, kantaadid. Ja esitati loomulikult, esitas ta neid just nende kollektiividega, kus ta töötas, repertuaari lõi nendele ja esitas nende abil. Ja no nii on selle laevukese saatus. Aga Karinil on ka üks laevuke. Kõik me ootame siin elus oma laeva, valget laeva. Kes ootab kallimat laeva, aga kes ootab raha täis laeva? Kes ootab armastuse laeva? Võib ka nii olla. Üks laevuke merele seilas kord nii, üks laevuke merele seilas kord nii, jah nii, ta seilas kord nii, jah nii, ta seilas kord nii. Ei tea, kust ta tuli või mida ta viib, ei tea, kust ta tuli või mida ta viib, jah nii, või mida ta viib, jah nii, või mida ta viib. Ta tuli, kus tuulel on tuba, ma tean, ta tuli, kus tuulel on tuba, ma tean, jah nii, on tuba, ma tean, jah nii, on tuba, ma tean. Kaasas tal päikese kullane kiir, kaasas tal päikese kullane kiir, jah nii, ja kullane kiir, jah nii, ja kullane kiir. Uduloorid ja vihma piisata peal, uduloorid ja vihma piisata peal, jah nii, ja piisata peal, jah nii, ja piisata peal. Üks laevuke merele seilas kord nii, üks laevuke merele seilas kord nii, jah nii, ta seilas kord nii, jah nii, ta seilas kord nii. Üks väga andekas naine nimega Pilvi Üllaste. Nimi nagu ei ütle teile midagi, aga siis ma ütlen, ehitame maja. Uinu mu kallis lapsuke väike, mis need käivad ringi. Kiisu läks kõndima. Need on kõik laulud, mida lõi just see andekas naine.
milles seisneb tema mitmekülgsus? Teda nimetati Eesti Raadio hääl, raadiotädi. Ta on helilooja, kirjanik, ta kirjutas mitu raamatut, ise neid illustreeris veel ja muusikaõpetaja. Oma loometeed alustas ta juba enne keskkooli lõpetamist Eesti Draamateatris muusikajuhina. Ja sellele järgnesid siis Eesti Raadio telesaadete toimetus ja peale selle on Pilvi Üllastel veel 300 akvarellmaali. Tänapäevani on nii lasteaias kui ka kooliõpikutes jäänud ja lauldakse tema laulu. Ja ühte laulu me saame ka täna laulda. Kiisu läks kõndima, müts oli peas, müts oli peas, müts oli peas. Naljakas näis teiste kiisude seas, kiisude seas, kiisude seas. Nurr, 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 kiisude seas. Nurr, 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 kiisude seas. Las need vaatajad küsisid teised, miks müts on sul peas? Kiisuke vastas. Olema peab, olema peab. Nurr, 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 olema peab. Nurr, 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 olema peab. Kõrv oli haige, mul külma vist sai, külma vist sai, külma vist sai. Mütsi siis tegi mul Maieke pai, Maieke pai, Maieke pai. Nurr, 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 Maieke pai. Nurr, 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 Maieke pai. Ja täna on meil pühapäev, aga selle nädala esmaspäeval kell 7 õhtul toimus Estonia kontsertsaalis tema juubelikontsert, mille pealkirjaks oligi Maestra 100, Ester Mägi 100. Ja see kontsert pidi toimuma tegelikult aasta tagasi, aga koroona tõttu jäi ta ära ja selle kontserti kava koostas Ester Mägi ise. Ta oli viimse päevani väga vitaalne ja arvas, et ta päris kontserdile ei tule, aga peaproovile kindlasti jõuab. No juhtus nii, et ta ei jõudnud ei peaproovile, ei kontserdile, aga tema muusika on rõõmustanud juba mitut põlvkonda interpreete ehk muusikuid ja kontsertpublikut. Teda nimetatakse, aga ta ongi grand old lady, Eesti muusika esileedi. Muusikaõpikute teekond on temal päris eriline. Tuletage meelde, kogu aeg kõik õppisid, kõiki toetati ja kõik. Tema elus oli see teekond muusika juurde väga käänuline. Ema isa ei olnud seotud muusikaga, ei olnud ühtegi pilli kodus, aga tal oli vanem õde ja vend Estermäel. Ja õel oli sõbranna, kes õppis juba muusikat, klaverit. Ja siis see tüdruk nõudis vanematelt, et nad ikka ostaksid klaveri ja tooksid koju, et tema tahab ka õppida klaverit. Et ega see sõbranna parem temast ei ole. No toodi klaver ja ta hakkaski õppima kellegi juures klaverit.
Esterist ei teinud keegi välja, ei tulnud selle peale, et ta võiks ka õppida ja tema, kuulake, kuulmise järgi, mitte ühtegi nooti tundes, mängis kõik need palad klaveril, mida õpetati mängima tema vanemal õel. Kuulmise järgi, et see on unikaalne. Nii et ise õppijana ta tegutses 16 kuni 16 aastani. Kuni 16 aastani. Siis sai ka jõudis järjekord temani ja ta sai endale klaveriõpetaja. Poole aasta pärast soovitas see klaveriõpetaja tal astuda Tallinna konservatooriumi, et ta on nii tubli ja niisuguse edusamme tegi, nii andekas oli. Ja seda ta ka tegi, aga aastad olid keerulised, algas sõda, 41. aasta, tema õpib konservatooriumis klaverit, õpetajad vahelduvad, no mitte iga nädal, mitte iga päev, aga väga palju, igaüks õpetab omamoodi, nii et ta mängis oma käed vigaseks. Ja temast, tähendab, klaverimänguga ta pidi lõppu tegema. Aga see on nagu sellel Emmy Beach, kes pidi, eks ju, ei saanud esineda ja hakkas muusikat kirjutama. Ja kuna ta oli nii andekas, Ester Mägi, siis tal soovitati minna näiteks muusikateooria osakonda, see teda eriti huvitanud. Aga siis öeldi, et mine kompositsiooni õppima. No see sobis ja ühe ööga, selleks, et sisse astuda kompositsiooni, tuleb ju loomingut näidata, ette kanda. Ta kirjutas 2 laulu, esitas neid ja saigi konservatooriumi sisse. Uuesti, tähendab, teisele erialale. Ja ta sai oma õpetajaks Mart Saart. Mart Saar oli tema õpetaja ja see algasid siis õpingud ja Mart Saar just sütitas sellest noores heliloojas eluaegset armastust rahvamuusika vastu. Ta on ühes reas Mart Saarega, Veljo Tormisega, Kirillus Kreegiga, kuid tema muusikas ei ole nii nagu Tormisel rahvaviis võetud otse ja siis seda seatud ja muudetud ja sellele arendatud seda, vaid temal on niisugune peenekoeline niisugune lähenemine ja kuulates sa tunned ära, aga mitte seda, et see on Eesti muusika, et sellel on need intonatsioonid, rütmid olemas, aga otseselt ta ei ole ühtegi viisi võtnud, ühtegi viisi. Teda nimetatakse, tema märksõnad on siis rahvalaul ja naiselikkus. Siis lühidalt veel Ester Mäest võiks lõpetada tema sõnadega. Temaga on väga palju intervjuud tehtud 92. sünnipäeval, 95. ja nüüd hilisem ka, ma ei tea, kas 99. ka oli, aga igatahes ühest intervjuust ma võtsin väljavõtte, sellega sobiks lõpetada tema tutvustamist. Tema käest küsiti, et te ise ei ole enam mõneid aastaid muusikat juba kirjutanud, aga ta ei kirjutanud lõpus muusikat 20 aastat. Selle peale ta vastas, eks ole juba kirjutatud küll. Leidsin ühel hetkel, et uus generatsioon on peale tulnud ja peab nendele võimalusele andma. Rõõm teeb aga see, et peale on tulnud just palju naisheliloojaid. Seda pean mina isiklikult väga tähtsaks, kui mina alustasin, olid vaid mõned naised. Galina Grigorjeva, Ukraina juurtega Eesti helilooja.
kelle armastus muusika vastu tärkas lapsepõlves. Tema vanemad ei olnud üldse seotud muusikaga, ema arst, isa teleajakirjanik, kuid ema väga soovis ja isa ka toetas, et nende tütar peaks oskama mängima klaverit. Nii pandi juba 5-aastane tüdruk õppima muusikakooli. Nootide kirjutamise, nii ta räägib ise, sai ta selgeks ennem, kui õppis tähti kirjutama. Ja muusikakoolis oli väga tore solfeggio ehk muusikateooria õpetaja, kes andis pidevalt loovaid ja improvisatoorseid ehk ikka loovaid ülesandeid, mida ta pidi täitma ja nii ta kirjutas juba 5-aastaselt enda esimese laulu. Ja sellel ajal veel üks seik, et solfeggio õpetaja, kuna ta ei osanud kirjutada tüdruk, Galina, siis õpetaja kirjutas talle koduse ülesande, ise pidi kirjutama päevikusse. Aga muusikadiktaate kirjutas ta oma rühmas ja võib-olla ka muusikakoolis kõige kiiremini ja paremini. Mis tähendab diktaat? See on nagu eesti keeleski. Etteütlus. Loed ja teine kirjutab, aga siin mängid klaverit ja laps kirjutab üles nootides. Minu abikaasal oli täitsa arusaamatu. Kus sa tead, et see just noot, see ju noot on just seal ja nii pikk või lühike ta on. Et kuidas see on üldse võimalik? Aga on. Nii. Grigorjeva alustas oma kõrgkoolis õpinguid Odessa, Ukrainas Odessa konservatooriumis ja lõpetas neid Peterburis. Peterburis ta kohtas oma armastust noormest, kes oli eestlane. Ta ei olnud küll muusikaga seotud ja nad seal abiellusid. Nii jõudis Grigorjeva Eestisse elama. Magistrantuuris õppis ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias väga, nagu tema ütles, heatahtliku ja väga energilise helilooja Leppo Summera juures. Ja nagu ta ütleb, et Leppo Summera avas talle uksed Eesti muusika, kultuuri ja kultuuri üldse. Heliloojaks kujunemise teel nimetab Grigorjeva veel 2 olulist isikut oma elus. Särava ja 1000 või tema ütleb isegi miljoni ideega praegune ERSO dirigent Olari Jeltsi ja temperamentset ja kreatiivset ansambli Hortus Musicus viiuldajat ja dirigenti Andres Mustoneni. Viimane oli Grigorjeva suhtes alguses üpris skeptiline ja range. Ja kui ta pakkus oma teost mängida oma Mustonenile, ta ütles, oot, et näidake mõned oma teosed, et ma vaatan. No siis Grigorjeva käis kodus ära, tõi need teosed, ta lehitses, ütles, siis pidas veel, nagu ta kirjutab, pikka pausi, kus Grigorjeva arvas, et ei lähe koostööks. Ja siis ütles, alustame koostööd. Ja see koostöö kestab nüüd juba 20 aastat, kus Mustonen oma orkestritega juba 20 aastat ja mängib Grigorjeva teoseid üle maailma kontsertlavadel. Helilooja Grigorjevale on iseloomulik helimaailm, mis on tihedalt seotud slaavi vaimuliku muusikaga. Ja ta magistratuuris õppiski Gregoriani koraali, et see on
9.–10. sajandite lauluviis. See lauluviis, meeste laul, kus on niisugune tunne, et mitte keegi ei hinga, see on jälle, võib paralleele tuua regilauluga, et ei ole hingamisruumi, et kes on laulnud kooris, nimetatakse seda ahelhingamiseks. Hinga siis, kui ei hinga sinu naaber või naabrinna. Et see on niisugune lõputu viisi jada. Ja on siis muidugi sellel heliloojal Grigorjeval on märkimisväärne oskus orkestreerida mitmehäälsust. Mis tähendab see, et meloodia voolava kulgemises ta leiab ja toob kauneid kooskõlasid. Ja tema muusika kõneviis on küll sarnane Arvo Pärdile, et muusika algab vaikusest, tuleb ja kaob ka vaikusesse, kuid Grigorjeval erineb Arvo Pärdist isikupärase harmooniaga ehk kooskõladega. Siin nüüd ma küsin teie käest, et kuidas tunne on? Kas me kuulame Grigorjeva Butterfly CD-l? Ma lihtsalt ütlen, et võib-olla te kasutate seda YouTube'i aadressi, seda linki, sest siis te näete, kuidas Eesti Filharmoonia kammerkoor teeb enne esinemist temaga Grigorjevaga proovi ja kuidas ta seletab, kuidas seda butterfly ehk liblikat tuleb esitada, kuidas solist ja kuidas ta väga põnevalt seletab, et veel vaiksemaks, et see algus, et me liblika, muide, üks liblikas oli siin, ma leidsin siin vaiba peal ja panin ta sinna karvase nuku peale, et liblika olemist ja lendamist me ei kuule ja vahest me ei näe. Et see peab nii õrn ja nii läbipaistev see heli olema ja pärast see esitus, et see on midagi erakordset. Et tal on, jah, tema muusika, tema laulud on venekeelsed. Nad on seotud ka vene piibliga. Piiblist on tal väga huvitavad svjatki ja psalmid, aga see ei ole seotud. See on terve niisugune sari, selles on veel Salve Regina ja terve plaat on seotud selle tema, terve plaat on Grigorjeva muusika. Kui ma küsin teie käest, mitu korda sünnib muusika? Üks kord, kes rohkem? Teine kord ja kolmas? Sünnib. Salvestatud, see on juba nagu pakitud. Ja kolmas kord. Nii et esimene kord helilooja kirjutab, looja, loob. Paberil on, ta ei kõla. Ta sündis, aga ta ei kõla veel. Nagu Karingi ütleb, et tema laul on kirjutatud, ta esitab seda ja siis see laul läheb, kuhu ta läheb? Ei, no siis sa lased lahti ja laul hakkab elama oma elu. Just, oma elu. Aga teine kord siis, kui esitaja, interpreet laulab, mängib, orkester esitab seda teist korda. Minu abikaasa ütles, et käisime väga tihti Saaremaa ooperipäevadel ja mõtlesin, et lähme vaatame, see Moskva Nova teater tuleb ja et La Traviata. Me oleme ju seda 2 korda vaadanud Estonia teatris, naine sureb kopsupõletikku ilmselt või tuberkuloosilu, no mis me lähme? Ja siis me läksime ja kui tulime, siis oli vaikus. Hotelli läksime ja mõtlesin,
Ei, no mina tean, mida sa mõtled, mida sa tunned. No nii, nagu me kõik naised teame. Ja siis pärast tunnistas üles, et tõesti, et see oli, muusika oli sama, aga ta ei olnud ka sama. Et need esitajad, see lavastus ja ta tekitas, iga hetk me ise muutume ju. Kui me tulime siia, kui me sõitsime siia, kui me oleme siin, kui me lähme, me oleme kogu aeg erinevad inimesed ja need tunded ja üht ja sama teost võib kuulata erinevate interpreetide, isegi kui ta on hea interpreet, mängija, esitaja, siis ta teist korda ei mängi täpselt nii. Ta ei ole mehaaniline see esitaja. Ta mängib, et sa tunned, et oi, et hoopis teisi tundeid tekitab. See on teist korda. Ja kolmandat korda on see, kui kuulajani jõuab see muusika. Sest siis ta sünnib kolmandat korda ja me võime siin kõik erinevad ja kui ühest ja samast palast muusikast rääkida päris erinevalt. Üks ja sama lugu oli, aga me tunneme erinevalt kõike, tunnetame. Ja see oleneb ka sellest meeleolust, kas on hommikul, päeval, õhtul, kas on esmaspäev või reede ja kus on keskkond loeb ka väga palju. Et seega arvan, et te veendusite, et muusikute või heliloojate seas naistel on alati olnud oma eriline koht, oma tähendus, mitte ainult enda elus, vaid ka teiste jaoks. Ja kas või selle lühida ülevaate põhjal võib öelda, et naisheliloojatel on kindel tulevik. Ja muusika toob ellu alati head, positiivset ja elu tundub palju helgem ja parem. Elu on ilus. Niisuguse lauluga me lõpetamegi tänase kohtumise. Nagu kõiki väikseid lapsi sunniti ka mind muusikat õppima ja tegelikult ma olen ka selle eest väga tänulik, et ema sundis ja isa lasi sellel sündida. Ja nagu me selle väikese ülevaate põhjal näeme, ikkagi elavad heliloojad, mulle tundub päris ilusat elu ja nad elavad päris pikalt. Pikka ja ilusat elu. Kuningal on ilus elu, kullast loss ja troon. Tal on raha, tal on võimu, see tal õnne toob. Ilus elu, ilus elu, ilus elu, ilus elu. Kuningannal ilus elu, kullast kroon ja troon. Tal on palju alamaid, see tal õnne toob. Ilus elu, ilus elu, ilus elu, ilus elu. Printsilgi on ilus elu, talgi kullast kroon. Tal on vägev sõjavägi, see tal õnne toob. Ilus elu, ilus elu, ilus elu, ilus elu. Printsessil on ilus elu, kullast kleit ja kroon. Trillid, trallid, kaunid ballid, see
ilus elu. aga meil on ilus elu, puudub troon ja kroon. meil on tähti taeva jagu, see meil õnne toob. ilus elu, ilus elu, ilus elu, ilus elu. nüüd laulame kõik koos. ilus elu, 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 ilus elu. ja ma tänan eriti neid 2 last, kes siin esireas. ma pole nii hästi kuulavaid lapsi juba aastaid näinud. aitäh!